ei lase läbi, ütles, et 500 meetrit ja siis ongi meri, et need panevad sealt 15 kilomeetri kaugusele torude järgi. Ma ütles, et lase sinnagi, et me saame jää peale minna. Ei lase. Ei teagi, kõik ots ringi, mere ääres käidud. Või läheks vaataks sealt tagant teed. Aga vaatame veel seal, mis seal on. Seal elu käib ju. See teine tee, mis vasakul oleks. Kui venelane pasundama kukub, et me oleme kuskilt ilma loata mingit pätti teinud, siis see raisk hästi ei lõppe siin. Aga vaatame ikkagi siit ja paneme sealt alla, kurat, ja ei olegi midagi. Et siin nagu venelasel ikka omane jälle oli mingi kontrollpunkt, kus tee nagu peaks minema mereni või rada siis. Sealt ei lastud läbi ja ütlesid ise ka, et pane mööda tundrat, et siis ei ole probleemi. Nüüd me ukerdame siin, lasime rehve tühjemaks ja tahme ikka mereni ära käia. Sest meil on Klaire antud strohhi pudel kaasas, me lubasime selle mere ääres lahti teha. Et tähistame väikse napsuga seda mere äärde jõudmist. Mereni on 50 meetrit veel jäänud, et sõida mööda tundrat autoga praegu, mitte kuskil keegi pole siin sõitnud autoga. Me lihtsalt mingid teehöövlimehed, kes meile tee lubasid teha tundrasse, võt nii kõvad mehed oleme. Nüüd oleme väljas oma eesmärgil, Usk-Karaasse päris me ei saanud, sealt ei saa jälle läbi, nagu Venemaal on, aga oleme siin selle Kaara mere ääres väljas. Nüüd on meil satelliittelefon Elisa poolt, et proovime nüüd selle kõne, siis levi midagi siin ei ole, et teeme nüüd kõne Eestisse, helistame sõber Romekile ja räägime talle ka, kus me oleme, mis me teeme. Vaatame, kuidas see telefon toimib. Kuule, et oleme Kara mere ääres ühesõnaga, räägi siis kodus või pane Voorumisse ka, et suurt kõik mäletavad, kui ta Laplander või selle enda Volvoga siin Vorkutas käis. Et siin piiritsooni ülemad ja asjad mäletavad, et eestlased käisid Volvoga. Ja me paneme nüüd siit läbi tundra jälle tagasi kuskilt ja kütame sinna Salehardi. Paneme üle Uraalide Salehardis, käime ära ja siis hakkame tõenäoliselt koju tulema. Tehnikaga on kõik kokk praegu ja mingit erilist külma ka ei ole saanud, mingi natsilöö 20 on. Kõik on äge. Kuradi traktoristide käest kütet siit ja lastakse nii, et auto ujub üle. Nüüd anna mulle pudel viina, ma lasen sul kõik paagid täis. No 10 rubla liiter ikka ossime, aga ütles, et anna konjakit, anna viski, et ma lasen sul kõik paagid täis nii palju kui mahub, aga paagis oli nii vähe sees, et üle 40 liitrised talli tulbki. See on meie lubadus Klairele, et Kara mere ääres joome. Klaire, see on sinu oma. Mõtleme sinu peale ja järgmise reisi teeme koos. Ühesõnaga 4x4 reiside terviseks. Tegema väikse vigade paranduse. Kui ma enne rääkisin seda, et me oleme jõudnud Neenetsisse, siis tegelikult see ei ole päris korrektne. Kaardi pealt järgi vaadates selgus, et Neenetsi maa sai tegelikult otsa selle sama jõesuuga, mille paremas kaldas on siis Usk-Kara küla või asula. Ja nii, et me oleme tegelikult olnud hoopis uuel alal ja selleks alaks on Jamal Neenets. Ja see on üks igavesti pirakas ala, mis on tegelikult Venemaa üks kõige maavarade rohkemaid
alasid üldse siin peaks olema mingisugune 137 või 138 erinevat nafta ja gaasimaardlat. Ja üks asi veel, me oleme praegusel hetkel tegemas seda, mida kõik rääkisid, et ei ole võimalik teha. Me sõidame Kara mere äärest praegu ikkagi sinna Salehardi poole. Leidsime selle tee üles, väljas on juba täiesti kottpime ja tegelikult oleme teise pool Uuraleid, mis siis tähendab ka omakorda seda, et me oleme oma reisiga jõudnud Aasiasse. Täna on päev äge, mere ääres käidud, pätti ka tehtud, panime mingist tsoonist, ei lubatud meid jälle läbi, panime läbi tundra otse. Pärast saime sugeda, oli juba hirm nahas, et taetakse taga, aga nüüd siis siht Salehardi poole ja seal oleme hommiku sipsti kohal, kui nüüd öösel mingi tullu lund maha ei tule. Jääme praegu ööbima keset tundrat ja hommiku meid juba seal Lapõktang vist on see linna nimi, seal meid juba oodatakse, nii et kui sinna lähemale saame ja telefoni levisse, siis helistame ja siis meile näidatakse kõik asju, mis seal on. Äge, praegu 20 kraadi külma, pott tulel, õhtune supp, klaira antud stroh ja tuttu. Tegelikult me oleme praegu tee peal, mida ei ole olemas teiste jaoks. Jah, et Intast oli siuke info, et elu sees sa siit läbi ei saa, mitte kunagi pole keegi saanud ja see info ongi täpselt nii, et anna kannatust öelda. Ainult traktor ja tangiga saad läbi umbes niimoodi. Tegelikult on sõida kuradi jalgrattaga siin kui tahad. Aga kui lund tuleb, siis läheb asi tõsiseks. Praegu oli näha, et natukene oli õrnad tuisuvaalud, aga need ei takista praegu, aga kui siin ikkagi sadama ja tuiskama hakkab, siis läheb põnevaks. Hommikust. 2. märtsi hommik. Me oleme ööbinud nüüd mingisuguses lohus siin selle Simniku peal, mis sealt Kara mere äärest Salehardi läheb. Temperatuur näitab praegu 19 kraadi miinust, aga see on see temperatuur, mida auto näitab siis, kui ta on terve öö otsa seisnud ja mootor on töötanud. Nii et tegelikult on natuke rohkem. Aga mis veel hullem on see, et väljas on tõusnud suur tuul ja see on teinud siin väljas olemise praktiliselt võimatuks, nii et meile käi ka õhtusöök kolis autodesse ümber ja täna hommikul ei saa väljas enam mitte midagi teha, sest see paar minutit, mis ma ilma kinnasteta olin, et hambapesuvahendid kotti tagasi pakkida, muutis näpud juba valutavaks ja nüüd me oleme teinud hommikukohvi ja istumegi autos, et juua see ära. Kellaajaga on niimoodi, et 5.21, mis peaks olema nüüd natukene muutunud veel, sellepärast, et me oleme nüüd Moskva ajast väljas ja praegu peaks olema kas 6.21 või 7.21, et täpselt ei tea, keps vist on tunni võrra edasi läinud, aga mingi jama on siin Venemaal kellaaegadega, sest nad seda suveaega enam ei kasuta ja see on pannud meie ajaarvestuse natukene sassi juba ka eelmisest reisist alates, kui me ei teada, millal aastavahetus on. Ja nüüd ei olegi muud, kui teeme oma kiired hommikusöögid ära ja kütame siis Salehardi poole teele. Ja siis juba vaatame, mis seda saab. Alguses tahtsime punkti mere äärde panna, aga seal oli mingi keeluala, kus me salaja sisse rammisime läbi tundra, et sinna ei hakanud panema. Aga nüüd paneme siia keset tundrat teel siis Salehardi. Peaksime olema üle Uraali mägede siis ühesõnaga Aasias. Et siia tuleb siis siuke punkt 10 rublane euromündid ja traditsiooniline vana Tallinn. Tulime siia omale polaarpunkti panema, etsime siia vana Tallinna hunnik kopeikasid. Aga nagu tundus ikka, see lumi on kohati nii sügav, aru ei saa ja tsiipa just siia maa alla. Nüüd me üritame seda siit kätte saada, et uuesti edasi sõita. Põrgukülm ei ole vist väga korrektne väljend. Kaamera hangus selle 5-minutise filmimisega juba õues ära käid. Mehed istuvad elavad siin, ongi mingid raudtee
ja kuradi teedehooldusbrigaad siuke on siin kuradi kuu aega paigas vist. Ja siuke elu käibki kuradi, toad on soojad ja mõnus, oma generaator teeb voolu ja siuke põhjamaine värk. Tagasi, kui Maali poole lähme, ütles, et saate ainult siis, kui purgaad ei tule. Kui purgaad tuleb, siis on outrassist ja läbi ei saa. No see on igal pool jutt. Siuke, aga küsib ka, kuhu sa ja Maali tahad. Neil oli suur kaart seal seina peal, siis ma vaatasin seda siit poolt ja sealt poolt ja näitas põhimõtteliselt, kuhu saab, igale poole saab. Ütles aga, et seal ainult suured käivad. Mul see paak tühjaks, ma pean juurde olema. Kõik, joo. Lõppes siin. Diislimeestel on lihtne, nemad saavad igalt traktoristide käest omale kütustega. Servomehed peavad omal ise kütust kaasa tassima ja vahest bensukani ei jõua. Meil ei bensukast praegu täpselt 6 kilti puudu. Valame viimase kütuse sisse ja laseme paagid punni jälle. Siis lähen põhjapõtsu vaatama. Äge. Nüüd me oleme jõudnud Obi jõe äärde, Labutnangi linnakesse ja siit edasi on nüüd vaja sõita Saleharde, mis on siis teisel pool seda Obi jõge ja kuidas see jõe ületamine käib, sellest hakkame kohe aimu saama. Ma eeldan, et seal vahel on mingisugune sild, aga see võib täitsa vabalt olla ka ainult talviti läbitav, et selgub kohe mõne aja pärast. Obi jõgi ise on umbes 30 meetrit sügav ja 2 kilomeetrit lai ja praegune jää paksus pidi olema sinna meetri ringi, nii et kannab igasuguseid asju. Niimoodi, oleme nüüd saabunud Labutnangisse ja Salehardi. Ja siin on meil järjekordselt leidunud üks väga hää ja sõbralik härrasmees, kes praegu räägib meile just sellest, et siit lähedalt on leitud ühe mammuti pojaha luud ja kuulutud käivad, et seal olevat kuidagi kaasas olnud isegi ka mõned eestlased, kes selle leidmise juures olid ja sellesama mammuti pojaha luud on siin kuskil lähedal ühes muuseumis ka välja pandud. Oleme nüüd Salehardis, siis
kohalik mees teeb meile siin ekskursiooni, juhatab ja näitab kõiki värki ja neid vaatamisväärsusi ja õhtu on siis, nagu ma sain aru, et kohustuslik saun tema juures. Kõik vennad, õed, naised ja lapsed on ka ta kokku kutsunud sinna. Et ütles, et tema kulu ja kirjadega kõik saunad värgid, et tal endal on vist midagi, on tal see enda saun või ma ei saanudki täpselt aru ja siis õhtu kutsutakse veel targad kõik kokku, kes teavad neid simnikuid ja radasi siin ja kuidas siit sõita ja kuhu minna ja et siis õhtu saame kõik informatsiooni ja siis paneme kindla plaani paika, et mis me teeme. Et oli küll plaan, et paneme Jamali aga ülesse sinna Poolsaare peale, aga vist aega jääb napiks ja nii ka ei taha minna, et natuke käid ja natuke jääb käimata, siis on jälle süda valutab ja vaja tagasi tulla. Nii, selgub, et Salehard on täiesti ootamatult meeldiv ja tore linnakene. Alates sellest, et vähemalt nende enda väitel on seal olemas üks sild, mis läheb üle jõe, mis lausa kuulub Guinessi rekordite raamatusse selle tõttu, et ta on ilmselt kuidagi viisi eriliselt huvitav kõrge sild, mille otsas on restoran. No, ja siis edasi vaadates näidati meile ilusat puukirikut või lausa kompleksi nendest erinevatest kirikuhoonetest, mis nägi tõesti välja väga sümpaatne, kust tagant oli suurepärane vaade sellele jõelaevandusele, mis siin Obi jõele käib, sest et suvisel ajal on peamiseks liiklusvahendiks siin pigem praam. Kui praegu me saime ühelt Obijõe kaldalt teisele kasutades jääteed, siis, sest et jää on lausa meetri paksune siin, siis suvel käib see asi kõik praamidega. Ja sellisel vahepealsel ajal, kuhu jää läheb, siis olid olemas ka niisugused õhkpattidel toimivad riistapuud, millega siis rahvast ühest kohast teise saadetakse. Ja nüüd oleme lõpuks jõudnud siis niisugusesse paika nagu jääskulptuuride linna, kus on väga mitmeid ilusaid jäiseid, nii-öelda losse ja mälestusmärke, kõike muud sellist, mis näevad täitsa sümpaatsed välja ja mis öösel ka väga ilusti on ilmselt erinevate värvilahendustega kaunistatud, nii nagu me juba ka Vorkut taas nägime. Tegemist siis Salehard on siis Jamal Nenetski okrug ehk Jamal Nenetski piirkonna pealinn. Iseenesest on Jamal Nenetski selline paik, mis on 1,5 korda Prantsusmaa suurune ja peamiselt on see paik, kus tegeletakse gaasi ja naftaga. Ja ega üldiselt enamus seltskond elab muidugi linnades ja enamus seltskond tegelevadki siis selle valdkonnaga. Salehard on muide üks väheseid linnu maailmas, mis asub polaarjoone peal. Ja selle polaarjoone tähis on tehtud niimoodi, et polaarjoon peaks minema täpselt läbi selle kahe suure kolmnurga vahelt. Täna on siis 3. märts. Ööbisime siin sellises kohas, kus enne pole keegi maganud, et osad mehed magasid keset poodi Penoplasti hunniku otsas. Tegime sauna, venekeelses öeldakse, et abass. Ma ütlen parem eesti keeles, et ühesõnaga suhtlesime kohalikega, kohustuslik oli viina võtmine, mis lõppes nii nagu alati, et täna on kehva olla natuke. Aga nüüd plaanid siis siuksed, et meie ühe seltskonnaga lähevad teed natuke lahku, ühed panevad lõunasse siit edasi mööda Obi jõge jääteed, aga me läheme sealt tagasi, kus me tulime, et käime veel Vorkut taas ringi ja lubati meid mägedesse viia ja siis siin vaatasime kõik kambakesti kaarti ja ühesõnaga panime järgmiseks aastaks enda rajad nii laias laastus paika, et uuritakse ja hoitakse meid kursis, et kuidas ja kuhu kaugele saame, aga jälle see jääkaru jutt, et nüüd oli üks inimene siin, kes ütles, et seal Jamali Poolsaare peal, et tema käib Caterpillareid remontimas ja et pidigi olema niimoodi, et remondid Caterpillarit ja vaatad, et jääkaru ja jooksed autosse või sinna traktorisse tõmbad uksed kinni ja ühesõnaga ärevust kui palju meile jälle, siiani ei näinud, aga näha on vaja. Aga nüüd kola kokku ja edasi. Ühesõnaga tagasi tegelikult. Otak.